ma salvestan ürituse, nii et panin salvestama ja ma teen ka protokolli sellest üritusest, sellest rääkimisest siin, mis läheb Kliimaministeeriumi kodulehele. Ma ei oska hetkel täpselt aadressi isegi öelda, sellepärast, et meil see kodukas on kõik ümber tõstmisel hetkel. Aga pange oma meiliaadressid samasse kas vestlusesse kirja või siis kirjutage mulle regina.viljasa@kliimaministeerium.ee, et ma saadaksin teile selle protokolli ja salvestuse lingi ka igal juhul. Nii, muidu peab seda kuskilt sealt Klimmi kodukalt ise otsima. Nõnda. Hakkan pihta. Jagan mõned slaidid, mis mul on ette valmistatud. Nõndaks. Ühesõnaga, tänavaruumi giid, millele ootame pakkumisi 22. maiks. Ja praegu on ju meil olemas linnatänavate standard, mis on kureerinud kõike seda, kuidas tänavaruumi ehitatakse. See on vabatahtlikult kasutatav dokument, kuid üldiselt on Eestis KOV-id nagu ikkagi võtnud selle üle, ehk nad käsivad projekteerijatel ja teistel ruumiloome osapooltel seda järgida. Ja kuigi seda standardit väga palju ka kritiseeritakse, siis õieti ju kritiseeritakse ikkagi, ma arvan, seda tänavaruumi, mis on nagu välja tulnud meil linnades. Et sellel standardil tegelikult, ma ütleks, ei ole suurt täda midagi, et ka selle põhjal saab teha head tänavaruumi ja saab teha halba tänavaruumi. Küll aga siiski nagu arenguruumi seal on ja juba mitu aastat tagasi kogunes Eesti Standardikeskuse juurde projektkomitee, et koostada nagu selle standardi täiesti uus versioon. Nii. Ja siin on nagu mõned lihtsalt väljavõtted ka sellest olemasolevast standardist, nagu ta vormistatud on. Nii, ja siis sest projektkomitee, kelle koosseisu te siin ka näete nüüd tabelis, otsustas juba mõne aja eest, et tegelikult tuleks rääkida tänavaruumi standardist. Et mitte lihtsalt nagu keskenduda linna tänavatele, mille all ikkagi võib väga lihtsasti mõista neid liikluskoridore, vaid räägime tänavaruumist kui palju laiemast nähtusest, ka tänavaruum kui olemisruum, mitte lihtsalt liikumisruum. Nii, lähen edasi. Ja see standardi ettevalmistus on töös. Kõige suurem takistus on olnud, et miks seda standardit jumet ei ole. On olnud raha leidmine tegelikult, aga nüüd mul on plaan olemas. Lootused on rajatud ühele taotlusvoorule ja suvel see taotlemine ehk standardi koostamiseks raha leidmine ka toimub. Ja siis loodetavasti, kui see otsus on positiivne, et siis sügisel saabki käivitada juba standardi enda koostamise. Aga enne seda on tehtud otsus, et nagu seda esiteks vahepealset aega ära kasutada, sest minu meelest see nurin ka linnaruumi kvaliteedi üle on juba ju pikaaegne. Ja kui nüüd veel aina oota, et millal siis ka standardi koostamiseks saab minna, kasutada seda vahepealset aega ära, saame käivitada tänavaruumi giidi. Ja selleks on meil ministeeriumis ka teadus-arendusrahastus olemas. Nii, ja mis asi see giid siis on? Ülesanne on sõnastatud selliselt, et see on Eesti konteksti sobiva ja rõhutan seda Eesti konteksti, sest igasuguseid ägedaid maailma juhendeid lääne linnadest on ju palju olemas. Aga minu hinnangu siiski see Eesti asustusruum on teistsugune, juba näiteks, et hõredam. Nii, et Eesti konteksti sobiv, kvaliteetse ruumi põhimõtteid rakendav teejuht. Et ta peab pakkuma näidislahendused ning juhised ruumiloome protsesside kohta, planeerimisest halduseni. Ehk haldus, mis tähendab ka näiteks kogu see infomajandust ja ka seda on ju, kui käimas on tee remont, et kuidas siis täpselt seda infot jagatakse. Nüüd see kvaliteetse ruumi põhimõtted, see on kogu selle töö üks kõige kesksemaid ülesandeid, ongi sõnastada, mida need siis tähendavad tänavaruumi puhul
ja tänavaruumiga nende protsesside puhul. Ja selleks on 3 erinevat mitte võistlevat, vaid üksteist toetavat süsteemi ning siis koostajatel tulebki leida siis see oma kuldne kesktee, kuidas nende vahel see sõnastada mis need kvaliteetse ruumi põhimõtted siis antud juhul tänavaruumi puhul on. Ja nad on enam-vähem kattuvad, aga mitte täielikult need 3 erinevat süsteemi, mis on meil siin Eestis ka niimoodi paralleelselt kasutusel ja tegelikult ju ei ole ka veel kasutusel. Nii et see praktika, mida need sõnad tegelikult tähendavad, kuidas siis seda ruumi ehitada, see tuleb meil väga paljuski veel välja mõelda. Nii, ja siis oleme sõnastanud terve hulga veel põhimõtteid, mida ma ei hakka ette lugema, küll aga lihtsalt vaatan seda esimest, mis on rõhutatud, nagu enne ka sai öeldud, et tänavaruum pole ainult liikumisruum ega ainult tehnosüsteemide paigutamise ruum, kuigi ta mõlemat on väga oluliselt, aga ta on ka olemisruum. Ehk inimesel peab olema ka võimalik viibida seal ja ilma, et tervis saaks kahjustatud. Nii, ja siis on siin lihtsalt välja tuua veel just see linnade kliimakindlus ja elurikkuse toetamine on ka varasema standardiga võrreldes näiteks palju enam esiplaanile toodud. Nii, ja giid. Ehk see töö tulemus peaks olema selline kergelt kasutatav, avalikkusele mõeldud teadmiste kogum, ka rakendus, veebirakendus. Siin ettevalmistuse käigus on meil tiimis käinud palju lääne näiteid läbi. Nacto on üks tuntumaid neist, kus tõesti ongi väga selged illustratsioonid. Seattle linna tänavagiid on teine väga hea näide. Ja lõpuks meil on kas rakenduse nagu mootor olemas, ehitusgiid, mis on küll teise fookusega, ehk ta räägib lahti ehitusseadustikku, kuid seda sama põhja saab kasutada ka tänavaruumi teemade kuvamiseks. Mida siis see teostaja seltskond peab edasi arendama oma vajadustele vastavalt. Nii, aga lisaks sellele, et tuleb siis kogu see tänavaruumi nagu temaatika läbi lahendada, mis need ruumi näited on, need ruumitükid, inspireerivad, head näited, siis tuleb ka vaadata kogu see laia pilti seal ümber, sest nagu ma enne ütlesin, ka kehtiva standardi järgi saab ehitada head ruumi ja mingid põhjused, miks seda tihtipeale juhtunud ei ole. Et sellest aru saada, et kogu seda suuremat, ma ei tea, mis on siis see ühiskondlikku muudatust saavutada, tulebki vaadata see laia pilti, tuleb analüüsida kehtivaid õigusakte, kas liiklusseadustikus tuleks midagi muuta, tuleks sõnastada ülevaade või niisugune hierarhia, kas mingid teemad peaks olema teistes standardites ja juhendites, ehk kus siis seda teadmist kõike levitada ja hoida. Või ka mida teha nagu kohustuslikuks mingite määruste tasanditel. Ettepanekud digitööriistade kohta, sest üha rohkem tuleb ju see maailm sisse ning täpselt ettepanekud kogu see kommunikatsiooni ja seire kohta, kuidas me siis saame tegelikult kõik need head ettepanekud, mis siin kogunevad, kuidas see päriselt viia ellu. Et kohalikud omavalitsused, projekteerijad ja kõik, kes tahavad kaasa rääkida, oleks kuidagi ühel nõul ja oskaks ja tahaks kasutada neid häid näiteid. Nii, ja tööks on mõeldud 11 kuud ja 105 000 on see rahastuse lagi, mis meil pakkuda on. Ja pärast sellest giidist saab väga selgelt sidend standardi koostamiseks. Ehk standardil ongi kohustus võtta see giidi käigus loodud teadmine. Sest giid, seda saabki näha selle suure vaidluste protsessina. Siin on väga palju vaja teha koosolekuid, kohtumisi, kaasamisi, teavitust, mis iganes viisil, et saakski nagu mingid põhimõttelised küsimused lahendatud. Tõesti tean, et nagu kasutada seda aega nüüd selleks, et pärast juba standard, mis siis võtab selle teadmise ja valab see nagu
tõesti professionaalidele vajalikku täpsusastmesse, vormistusse, et see standard saaks siis kergemalt sündida pärast. Ja et meil on giidi näol tõesti mõnusalt ja hästi ja sisuliselt läbi vaieldud materjal. Nõuded tööd teostajale. Ma ei tea, kas nad on karmid või mitte, ma arvan, et ei ole. Et peab olema kogemus mingi sarnase rakendusliku uuringu teostamisel. Ja see seltskond, kes tuleb kaasata, see on muidugi päris suur, arvestades, kui palju teemasid kogu see giid peab katma. Täpselt inseneridest keskkonnapsühholoogideni. Pluss siis see viimane lause, et peab olema veel teatud pädevused, aga nende puhul ei tule pakkumises öelda, et see inimene selle nimega, vaid neid tuleb lihtsalt siis kaasata töö käigus. Liina, küsimus. Ja. Ja mul on küsimus selle 7. punkti kohta. Et siin on öeldud, et TD tase 8 nii projekteerimise projektijuhi ja projekteerimise mõlemal. Et tegelikult ma ütlen, see projekteerimise osa võiks minna sinna punkti 8 alla, et projekteerija, kellel on ka liiklusohutusaudit olemas. Ja Liina, ma kuulen, et vahepeal läks mingi helid sassi, aga sa ütlesid, et projekteerimise osa 8. alla või kuidas see oli? Ma kommenteerin seda, et 7. punkt ütleb, et teede insener tase 8, et tal peaks olema justkui nii kogemus projekteerimise projektijuhi kui ka siis projekteerimise ametiala kogemusega. Et tavaliselt ütleme niimoodi, et kas sa töötadki projekteerijana või sa töötad projektijuhina. Et ei ole nagu väga palju neid, kes mõlemaga tegelevad. Et kas oleks võimalus see nagu lahku lüüa, näiteks panna see projekteerimise kogemus sinna punkt 8 alla. Teede insener, kellel on nii projekteerimise kogemus kui ka siis liiklusohutuse auditeerimise õigus. Okei, ma arvan küll, jah. See on inseneride poolt tulnud sisend, aga ma arvan, et seda saab muuta küll, jah. Hästi, ma panin kirja praegu ja siis annan teada, kuidas laheneb. Kas on veel meeskonda puudutavaid küsimusi? Okei, siis lähen edasi. Nii, ja see, mis me siis pakkumisega koos tahame, seda on päris palju. Esiteks tõlgendusgiidi eesmärgist ja sisust, see on niisugune vaba tekst. Aga tahaks aru saada esiteks, kas me oleme kuidagi ühel lainel ja teiseks, et võib-olla teil on veel palju paremaid kõiki kirjeldusi, tõlgendusi ja nagu öelda mõtteid selle kohta, mis siit välja võiks tulla. Ülevaade metoodikast. Nii, ühesõnaga, kuidas siis meeskonna töö käib ka seejuures ja kuidas lihtsalt siis see tulemus peaks valmima. Ja metoodika ongi, et mis laadi, ma ei tea, töötoad, intervjuud, töökirjandusega, mis kõik võib siia alla kuuluda. Tegevuskava ja seal on just tahaksin seda etappe näha ja teatud mingid ajamääratlusi. Ja siis ka etappide maksumus, mille järgi ka need osamaksed siis võiks toimuda meie poolt. Ja siin on siis oluline ka see ülevaade kaasatavatest isikutest, ehk see kaasamiskava tegelikult nagu on siin tegevuskava sees. Nii, ja 4. punkt, giidi ülesehituse vormistuse ettepanek, et kuidas seda praegust ehitusgiidi rakendust kasutada, mis osad seal on, mis on võib-olla mingi lisamaterjalide all, kuidas, ühesõnaga, teiepoolne nägemus. Nii, ja neid siis hinnataksegi hindamiskriteeriumid olid maksumus muidugi,
eks siin loeb see kõige odavamus, aga maksumuse osakaal on 20% kogu hindest. Ikka kõik need 4 ülejäänud on väga-väga olulised. Nii. Nõnda, ja lõpuks. Kui nüüd enne suve saab selle giiditöö käivitatud, see on 11 kuud, ja siis sügisel loodetavasti saab ka standarditöö käivitada. Ehk nad paljuski kattuvad, mis on ka olnud asja eesmärk, sest tuleb lihtsalt omavahel väga palju suhelda. Ja mine tea, võib-olla need seltskonnad on niikuinii üks ja sama, kes neid koostab, sest karta on, et see, ma ei tea, ekspertide ring võib-olla väga lai meil siin Eestis ei olegi, kes saaks ja tahaks kaasa mõelda neil teemadel. Aga igal juhul ka Vabariigi Valitsuse tööplaanis on kirjas, et 25 lõpuks on standard valmis. Nii et siis meil ongi siuke inimkeelne, hästi illustreeritud giid ühelt poolt, mis aitab meil kõigil kaasa rääkida, Facebookis vaielda, sugulastega arutada, aga ka professionaalidele nagu samas siuke esimene koht, kus võib-olla midagi tšekkida. Ja siis on meil konkreetselt juba ka standard, kus on tõesti need väga spetsiifilised detailid, mis on projekteerimiseks vajalikud. Vot, hästi kiire selline ülevaade minu poolt. Lõpetan jagamise ja küsin, kas teil on küsimusi millegi kohta. See lähteülesandes ja lisades muidugi väga-väga palju infot veel, mida ma siin praegu ei puudutanud, nii et võib-olla siit või sealt on teil veel midagi küsida. Mul on küsimus nende rakendusuuringute kohta, mida peaks vähemalt 2 tükki olema varasemalt koostanud, et mis need täpsemalt nagu võiksid olla? Ma olen vastuse võlgu, sest ma arvan, et ta võibki olla midagi väga erinevat. Midagi sellist, kus on mingid linnaruumi analüüsitud või pakutud mingeid lahendusi või mingeid andmeid kuskilt kogutud ja analüüsitud, mingitele tulemustele jõutud või mis see võiks nagu olla? See teine variant kindlasti, kus on andmed analüüsitud, kogutud. Esimene variant, ta ei saa päris nagu mingi tänavaprojekt olla või piirkonna projekt on ju. Et see on ikkagi seda uuringulikkust vaja, kuna meil on teadus-arendusrahastus siin mängus. Okei. Siis teine küsimus, et kas see töö lõpptulem, ma nagu täpselt ei saanud aru, et kas see on nagu mingisugune, ütleme siis nagu tekstiline, pildiline asi või see on nagu veebirakendus, mis on selline avalik? Jah, avalik veebirakendus, täpselt. Et see veebikujundus ja kõik see ülesehitus, et see ka nagu siis kuulub sinna töö alla? Jah, et võib kasutada seda, peab kasutama seda, mis on see ehitusgiidi jaoks meil juba valmis ehitatud. Seal on sama haldussüsteem ja nii edasi, aga seda võib igatpidi enda jaoks ümber arendada, edasi ehitada, nii kujundust kui funktsionaalsust kui kõiki neid jaotusid seal. Et jah, et seda tuleb nagu küll arvestada siis seal pakkumist tehes, et see on ka täiesti oma kulu. Et siis need veebidisainerid ja nemad oleksid ka siis ikkagi kohustuslikud seal meeskonnas välja toodud? Jah, seda küll. Neid ei ole nagu nimetatud, siin on sisuinimesed nimetatud, aga sellepärast, et seda rakendust saab kasutada ka sellisena, nagu ta on, aga ta ilmselt ei rahulda neid vajadusi. Kas veel teemasid, kas saan midagi selgitada, vastata?
vist siis mitte, aga mulle võib alati kirjutada. Kas tohib veel küsida täpsustada? Jaa, tere Raul. Ja tere. Et mida sa pidasid see viimase kord, sa ütlesid, et see veebi puhul ei rahulda see nii-öelda rakendusi? Et kas te kasutate nii-öelda oma seda ehitusgiidi veebi või lihtsalt ikkagi see töö teostaja peab täiesti uue veebirakenduse tegema ise oma nii-öelda siis risikul? Tuleb kasutada seda meie rakendust, meie lahendust, aga tal on, kuna ta on ehitusgiidiks esialgu ehitatud ja nüüd me lisame sinna ka neid teisi, kuidas öelda? Mooduleid, teisi töid, et on mingi targad tellija omaette nii-öelda veebirakendus, mis kasutab see sama mootorit ja nüüd siis see tänavaruumi giid kasutab seda mootorit. Aga ta on ikkagi esialgu ehitatud selleks ehitusgiidi jaoks, nagu toona vaja oli, et sa saad ekraanil ainult mingi 3 erinevat plokki kõrvuti näidata. Et seda ma mõtlesin, et see praegune lahendus ei pruugi rahuldada neid tänavaruumi giidi vajadusi. Et seda tuleb nagu lisada võimalusi sinna, kuvamisvõimalusi. Ja muidugi visuaali võib lisamise peab korraldama siis see töö teostaja või? Jah, just. Aga koostöös siis meiega, et nagu meie kaudu, kuidas öelda, on vaja ligi saada sinna sellele koodile, aga töö teostaja peab korraldama. Ühesõnaga, et siis selle töö teostaja tiimi nii-öelda proge inimesed peavad sinna sisse minema, et me lihtsalt ei anna teile infot, te panete ise, vaid me peame ikkagi ise selle siis panema sisse. Selge, aitäh. Ma küsiks selle nii-öelda kaugema tausta kohta veel, et see projektkomitee, kes neid linnatänavate standardit on justkui muutma asunud, ma saan aru, mitu aastat tagasi juba, et kas nad on juba koos käinud, et kas nad on juba midagi arutanud, midagi otsustanud, et kas nende kohta on ka mingid protokollid või mingi info olemas? Ja, on protokollid. Ja nad on olnud ka selle giidi töösse väga kaasatud, sest ma ise kuulun ka sinna projektkomiteesse, standardikomiteesse ja et see on nagu koos niimoodi läbi lahendatud, et standardit eri põhjustel hetkel ei saa hakata tegema, teeme giidi, nad on olnud siin lähteülesande koostamisse väga kaasatud. Nende põhjal on moodustunud ka juhtrühm, kes siis selle giidi koostamisega kaasas käib. Ja on varasemad arutelud protokolle küll, et mida on siis mõeldud. Ja ka nüüd giidi koostamise käigus tuleb selle standardikomitee ikkagi jätkuvalt kaasata, sest lõpuks tuleb, nemad on need, kes selle standardi, meil on giid loob teadmise. Standard võtab selle teadmise, teeb sellest standardi. Standardi peab kinnitama see standardikomitee muuhulgas. Ehk nemad peavad olema kaasatud esiteks standardi koostamisse ja giidi koostamisse, et nad ka nii-öelda alla neelaks või nõus oleks või toetaks neid põhimõtteid, mis on giidi kokku kirjutatud. Kas ma vastasin küsimusele? Vastasin pikemalt, kui sa juba mõtlesid. Sealt käis nüüd läbi see juhtrühm, et see juhtrühm on siis mingi inimeste hulk sealt projektkomiteest või see on eraldi mingisugune rühm veel? See on inimesed projektkomiteest ja seda käsitleb see lähteülesande punkt midagi. Kohe vaatan 592 LK11. Siin on nüüd öeldud nagu asutuste järgi, kes sinna juhtrühma kuuluvad, aga neil on ka kõik nimed tegelikult taga, mida ma võin ka kohe näidata. Et ja nemad on siis sealt standardikomiteest
moodustunud väiksem seltskond. Ma panen kohe selle silme ette selle loetelu veel koos nimedega. Nii. Nõnda. Siin on nüüd näha võib-olla natuke kribu, aga siin siis see lehe keskmisel see tulp. Kristi Krisakovi asemel tuleks küll öelda minu teada ka Tallinna linnavalitsuse ja linnaplaneerimisamet, aga see vist ei ole ametlikult veel ära muutunud, see tema roll. Nii, ja siis seal see lähteülesanne ütleb, et iga 2 nädala tagant on kohtumine tellijaga ja eks see juhtrühm siis osaleb nii palju, kui jaksab nendel kohtumistel ja materjalide ülevaatamisel. Aga ta on tema ülesanne ongi olla siuke nõukoda, kellelt saab ka küsida ja siis, ma ei tea, on olemas toeks. Selge. Nii, aga nüüd, ma ei tea, tõmban otsad kokku. Aitäh teile osalemast ja nagu ütlesin, et mul ei pruugi jääda nagu seda ülevaadet osalejatest, sest Teams kaotab need nimekirjad tihti ära. Nii et te saaks protokolli, saatke mulle meil, palun. Või pange siia samasse chati aknasse oma meiliaadress. regina.viljasaar@kliimaministeerium.ee. Nii. Aitäh teile osalemast ja vahepeal võib alati ka mulle küsimusi saata. Ja 22. siis loodan teid näha pakkumistega. Nii. Head aega!